ega töö tegijat ei murra. Aga liiv on üsna rasken. Siiski klaas, mida sellest liivast tehakse, on tegelikult lõpmata arv kordi taaskasutatav materjal. Kui meie inimesed viiksid kõik oma klaastaara kogumisautomaatidesse, saaks meie kaevandustest natukene vähem liiva välja võtta. See on kõik taaskasutusmaterjalid. See on kõik taaskasutusmaterjal. Klaas on põhimõtteliselt sulam, et ta sulatatakse kokku erinevatest mineraalidest. Et tuleb meile koha peale liiv, tuleb see klaasipuru, lubjakivi, sooda, siis need materjalid kaalutakse, õiged kogused, segatakse omavahel kokku ja siis ongi ta valmis sulatamiseks. Et siit võetakse, tõstetakse seda kopaga punkrisse ja Läheb siis osaks uue segu sisse. Veerandi paneme me seda puru. Meie jaoks on põhiline see, et see on kokkuhoid energialt, täpselt samamoodi liivas. Et me ei pea toormaterjale kaevandama tabinatega. See on ikkagi veerand, see on suht suur osakaal. Mitu tonni klaasiks vaja minevat kraami sellest tehasest nagu päeva jooksul läbi käib? No, tonnides me võime öelda kuskil suurusjärk, et 260 tonni. Järvakandi tehasest toodeti klaasi juba 140 aastat tagasi. Kui vanasti käis klaasi puhumine käsitööna ja üksnes klaasi sulatamine võttis 6 päeva aega, siis tänaseks on tegemist vägagi kaasaegse tootmisega, kus suurema osa tööst teeb ära masin. Tänapäeval valmib sulaklaas 1500 kraadises katlas 24 tunniga. Ulmeäge! Ja ta lihtsalt keeb täitsa lõpp. Ta keeb. See on nüüd sulatamise kontrolliruum. Me juhimegi seda esimest poolt oma protsessist, alates nendest toormaterjalide kokkusegamisest kuni siis klaasi sulatamisele. Vaatame natukene neid ekraane ka, et ma saan aru, et see nüüd siin sees on sulatusahi. See pildi peal on näha, kuidas klaas sulatab. Siia nüüd läheb sisse see tänasel päeval 4 vana klaasi, liiv ja kõik need komponendid, milles siis siin klaasi tehakse, eks ole? Ja. Temperatuurid, ma saan graafiku järgi ütleks, et see, mis on kollane, on 1568 ja mis on tumedam, on natuke jahedam või? Ja. See on meil termokaamera, et siin annab erinevate punktide temperatuuri graafiku peale panna. Kas sellel on ka vahe, mis klaas teile siia tuleb? Et tegelikult tuleb siia ikkagi siis pakendiklaas, on ju? Pakendiklaas. Et vana ukseklaas ja aknaklaas teile siia ei jõua? Aknaklaas ja ukseklaas on nüüd ainukene erand, mis muudest klaasidest ka sobib kasutada väiksemas koguses ja kindlas vahekorras. Et ta ei ole läbisegi mitte taaraklaasiga, vaid ta on korjatud eraldi ja teda paneme väikeses koguses. Probleemiks ongi need samad lisandid, mis on meie selle klaasipuru hulgas, mis ei ole tegelikult taaraklaas. See on ka võib-olla üks oluline asi, et sinna pakendikonteinerisse mitte panna neid asju, mis sinna ei kuulu. Sest et selle tulemusel... Kuumakindlad nõud, lauanõud, pannikaanet, need ei ole tegelikult klaas. Ja need põhjustavad meil tootmises hoopis probleeme. Siis siit on näha, et mõni pudel ikka päris lõpuni ei sobi ka, et praaki ikka tuleb ja see läheb uuesti sinna silosse ja juba mõne aja pärast tuleb sellest ja seekord siis juba täiesti seda. Tänapäeval mõeldakse efektiivsuse kõrval üha enam ka tootmise võimalikult keskkonnasäästlikule korraldamisele ja materjali taaskasutamine on sellest vaid üks osa. Teine oluline aspekt on see, et me üritame võimalikult palju energiat säästa ja taaskasutada. Samamoodi osa protsessis kuluvat energiat taaskasutatakse klaasipuru ette soojendamiseks. Järgmine aspekt, et me kasutame hapnikul ja maagaasil põhinevat põlemissüsteemi. See on samamoodi aitab säästa energiat ja samamoodi vähendada heitgaasides sisalduvaid lämmastikoksiide.
selleks on siis rajatud need uhked tornid, ma saan aru, ja igasugused torustik siia ümber. Selleks on pandud see torustik ja see korsten ja seal on tegelikult suur kottfilter. Et sinna kottfiltrisse doseeritakse lisaainet, mis reageerib siis väävligaasidega ja puhastab välisõhunevust väävligaasidest siis. Et õhku läheb ikkagi enam-vähem siis nagu puhast kraam. Mis nende osakestega saab? Nende osakestega, need lähevad ka meil taaskasutusse tegelikult. Kas see tooraine tuleb kõik Eestist? Kas see on Eestist kokku korjatud taaskasutus või te ikkagi ostate sisse välismaalt ka? Jaa, me ostame ikka sisse välismaalt samamoodi, sest sealt tuleb ka väga hea kvaliteediga klaasimurd. Näiteks Soomest uusi ainest, võtame kõik ära. Korporatsioon ostab värvilise, meie võtame ainult kirka, kuna me teeme kirgast. Televaatajale siis täpsustuseks, et kirgas klaas tähendab valget või läbipaistvat klaasi. Just. Kuulge, te olete nüüd spetsialistid, ma palun nagu selgitust. Jumala ilus pudel ju. Jah. Nii, mis siin praak on? Kas ta pole nii kirgas kui peaks või? On väga kirgas, väga hea pudel. On hea pudel. Aga miks ta siin on lihtsalt, et järelikult on partiis olnud mingisugune väike, kas või üks on praak, kõik visatakse minema. Sest et tegelikult kvaliteedikontroll on teil oluline ja tegelikult on ju ka väga tore, et see tuleb otse siia tagasi, et ta ei lähe kuskile, ei käi veel kuskilt läbi, on ju. Jah, aga siin ongi nüüd hakkad mõtlema nii. Täna on see siuke. Aga klaasiring on 30 päeva, ütleme niimoodi parimal juhul. Siis 30 päeva pärast võib see väga vabalt olla näiteks juba purk. Muidugi mitte nii palju. Ja, Sellest läheb võib-olla nii palju pudel. Sest klaas on selline asi, mida saad lõputult ringi sulatada, kaotamata väärtus. Klaasiga on väga lihtne. Ükskõik, mis värvi on toon, klaas on alati roheline.